enne kui me hakkame seda ülesannet lahendama, tuletame meelde, kuidas kirjutatakse üles paaris ja paarituid arve. Kõigepealt alustame siis paarisarvudest. Kuna paarisarvud jaguvad kõik 2-ga, seega on nad kahekordsed. Ehk võime üles kirjutada näiteks arvuna 2 korda k, kus k on mingisugune naturaalarv. Loomulikult võime k asemel ka ükskõik mis muu tähe panna. Nüüd kuna paaris ja paaritud arvud vahelduvad korda mööda, siis kui 2k on paarisarv, siis kas liites talle ühe või ka lahutades ühe, saame kindlasti paaritu arvu, sest paarisarvule nii järgneb kui ka eelneb paaritu arv. Nüüd selle meelde tuletanud saame siis hakata ülesannet lahendama. Ja tahame tõestada, et kui paaritu arvu ruutu ühe võrra vähendada, siis tulemus jagub alati 8-ga. Olgu meil siis paarituks arvuks ka 2k pluss 1. Ja võtame tema ruutu ja vähendame teda ühe võrra. Teisendame nüüd kõigepealt natukene seda avaldist. Kasutame siin summaruudu valemit, esimese liikme ruut pluss kahekordne korrutis 2 korda 2k ja pluss teise liikme ruut, 1 ruut 1. Ja miinus 1 sealt lõpust ei unusta ka ära. Ühed koonduvad meil ära ja saame avaldise lihtsustamise tulemuseks jääb meil 4k ruudus pluss 4k. Nüüd selleks, et oleks hõlpsam seda tõestada, tegurdame avaldise ära, toome ühise teguri sulgud ette. Saame tuua sulgud ette 4 ja saame tuua ka k. Nüüd esimesest liidetavast jääb meil sulgudesse järgi k ja teisest liidetavast 1. Seega oleme vahe teisendanud kujule 4 korda k pluss 1. Nüüd, kuna k oli meil mis tahes naturaalarv, siis k ja k pluss 1 on kindlasti järjestikused naturaalarvud. Ja kui me võtame 2 järjestikust naturaalarvu, siis üks neist on kindlasti paarisarv, ehk ta on kahekordne, ehk teisisõnu ta peab jaguma 2-ga. Ja nüüd meie korrutis on 4-kordne ja on 2-kordne, aga 4 korda 2 annab 8, järelikult on meie korrutis 8-kordne ja seega jagub korrutis ka 8-ga. Ja sellega on siis väide tõestatud.